22. mai ja reede ning eesti keele tund. Ja me oleme sinuga jõudnud eesti keele tunnis 3. osani king, mis on siis leheküljel 80. Tänane tund tuleb meil ka nüüd natukene pikem kui tavaline tund. Et loeme ära selle loo 3. osa ja räägime veel asesõnadest, aga räägime ka veel tegusõna pööretest. Ja natukene tahan ma sulle rääkida ka Prantsusmaast ja Pariisist ja kõigest sellest, mille järgi siis tegelikult see lugu on ka tehtud või õigemini selle loo autor ise elab ju Prantsusmaal. Nii et natukene tutvustaks ka seda sulle ja teeks veel üht-teist sellist põnevat. Nii et ole kannatlik, kui sa vahepeal ära väsid, siis võid teha pausi ja siis jälle tundi edasi vaadata, aga tänane tund tuleb pikem, et midagi pole teha. Nii, ja 3. osa, king, leheküljel 80 ning hakkame koos lugema. Nagu me oleme kõiki neid osi praeguseni teinud. Oled valmis? Kui isa purki nägi, ütles ta, ahaa, see on ju kulles ja ta istus tugitooli lehti lugema. Ema sai kole vihaseks. Ma ei taha, et laps tassib igasuguseid musti loomi koju. Isa ohkas sügavasti ja keeras lehe kokku. Paistab, et meil pole valikut. Nikola, ütles ta mulle. Meil tuleb sellest loomakesest lahti saada. Mina hakkasin nutma. Isa võttis mul ümbert kinni. Kuule, väike mees, ütles ta. Sa ju tead, et sellel väikesel kullesel on oma ema, kes on kangesti õnnetu oma kadunud lapsukese pärast. Sinu emale ka ei meeldiks, kui siin purgi sees ära viidaks. Konnadega on sama lugu ja tead, mis tuleb teha. Me läheme koos välja ja viime kullase sinna tagasi, kust sa ta tõid. Ja igal pühapäeval võid käia teda vaatamas. Ma mõtlesin hetke ja ütlesin siis, et olen nõus. Viisin isa tiigi äärde, siis ütlesin kingile head aega ja isa kallas purgi tiiki tühjaks. Me pöördusime ümber, et ära minna ja nägime pargivalvurit. Ma ei tea, kas olete teie kõik hullud või lähen mina peast segi, ütles pargivalvur. Aga te olete 7. mees, kes tuleb siia sellesse kohta purki tiiki tühjaks valama. Selline vahva lugu, eks ole, et lõppes päris vahvasti. No, mis sa siis arvad? Kas kõik ümberringi olid hulluks läinud? Või oli pargivalvur hulluks läinud? Või mis seal siis tegelikult toimus? Sest pargivalvur nagu põhjendas ju ka, et nad on juba 7. inimesed, kes tulevad sinna ja valavad oma purgi tiiki. Ja tõenäoliselt pargivalvur ei saanudki aru, sest ta ju ei näinud, kui poisid käisid neid kulleseid sealt püüdmas. Aga vaata, mis kodus oli toimunud. Kodudes oli toimunud see, et emad-isad otsustasid, et kullesed tuleb tagasi tiiki viia, et nad saaks olla oma kodus ja oma ema-isa juures, eks ole. Nii et kõik otsustasid need purgid siis tühjaks ka valada. Nii. Ja siit tuligi kohe tegelikult selle loo viimase osa nagu põhiteema ka välja just nimelt, et mida ka isa siis nagu pojal algul rääkis. Küsimus on ka all. Mida isa kullase kohta rääkis? Rääkis seda, et kullesel on oma kodu ja et keegi ei taha, et nende poegi kuhugile ära viiakse. Et isa oli selline päris mõistlik ja nutikas mees, eks ole.
Teine küsimus, mida isa ja poeg otsustasid teha? Siis nad koos otsustasidki, et viivad ta sinna tagasi oma tiiki, kus tema elukoht siis oli. Nii, ja viimane küsimus, et mille üle pargivalvur neid nähes imestas, sellest me just siis nagu praegu rääkisime ka. Nii, aga enne kui me nüüd läheme kõrvallehekülje juurde, tegusõna pöörete juurde, tahan ma siis natukene sulle rääkida hästi vähekene Prantsusmaast ja Pariisist. Et kuvan sulle siia tahvlile kaardi ja kui sa selle kaardi järgi nüüd vaatad, nii ma loodan, et mina nüüd seda siin ära ei katta. Nii, siis Eesti on siin, eks ole, Soome jääb siia põhja, Soomest vasakule Rootsi ja kui me nüüd Eestist siit allapoole tuleme, siis siin on Ungari ja kohe siin vasakul ongi Prantsusmaa. Mäletad, rääkisime sinuga, et see saapakujutis, mis siin on, et see on Itaalia, eks ole, ja Prantsusmaa on siis kohe siin samas kõrval ja Prantsusmaast üleval pool on siis Suurbritannia ehk Inglismaa ja päris üleval näeme ka Islandi saart. Nii, ja nagu ma ütlesin, siis selle loo autor Sempe Cassini elab siis Prantsusmaal ja kohe otsin sulle tema kohta või nende kohta midagi natukene lähemalt ka. Prantsusmaal räägitakse siis prantsuse keelt, eks ole, ja Prantsusmaa pealinnaks on Pariis. Millised on Pariisi tänavad ja mis seal nagu toimub, siis seda saad vaadata nüüd ühest videost, mida ma sulle siis kohe näitan. Aga ma vaatan, et ma ise siis sellele videole kuidagi ette ei jääks. Ma ei teagi, kuhu ennast panna. Tõstan sinna ülesse praegu ära. Nii. Ja käivitan sinu jaoks video. Nii, see oli siis selline väike lõbus video Prantsusmaa pealinna Pariisi kohta. Ja selles videos sai näha siis palju sellist, mida just prantslastele ja Prantsusmaale väga iseloomulikuks peetakse. Selline musta baretiga mees, väga elegantne daam, kellel on kübar peas, siis jalgrattaid, et seal sõidetakse palju jalgratastega, siis tänavakohvikuid, mis seal veel oli, vanaaegne karussell, siis Sääni jõge nägite ja siis oli sealt ka vilksas läbi Eiffeli torn. Eiffeli tornist olete kindlasti kõik kuulnud, eks ole? Et Eiffeli torn jooksis sealt läbi ja jooksis sealt veel läbi ka üks pilt Louvre'i muuseumist. Et see on selline, nagu sa näed, selline suur hoone ja seal ees on selline klaasist püramiid ja tegelikult kogu see väljak, mis siin on,
siis selle väljaku all, vot siit on natukene paista ka, tegelikult kogu selle väljaku all, maa all on täpselt samamoodi kõik see muuseum. Mitte ainult see suur maja, mis seal taga on, vaid ka kõigi selle väljaku all on siis muuseum. Ja seal on palju igasuguseid erinevaid maale ja skulptuure ja Prantsusmaale selliseid omaseid kunstiteoseid ja asju on seal üleval. Aga sinna on ka üle maailma kokku viidud erinevate kuulsate kunstnike töid. Nii et kui ühel hetkel avaneb jälle võimalus kuhugile rännata või sõita, siis tegelikult Prantsusmaa ja Pariis võiks olla ka üks selline koht, mida tõesti vaatama minna ja tasub kindlasti külastada ka siis seda Louvre'i muuseumi. Ühe päevaga kindlasti seda kõike läbi ei käi, aga tundub väga põnev ja tore koht olevat. Mina ka ei ole kahjuks sinna veel pääsenud. Et kui see võimalus peaks avanema, siis ma usun, et ma kindlasti tahaks seda ka teha. Nii. Et nii palju siis Prantsusmaast ja prantslastest ja siis meie sellest toredast loost kullesest kingist, kes siis pääses lõpuks oma koju tagasi. Nii, aga meie läheme sinuga õpikusse nüüd lehekülg 81, kohe sinna kõrvale ja vaatame seda skeemi. Nii. Skeem. Ja sul on siin tulbad ja iga tulba alla on siis kirjutatud laused ja viimases tulbas ei ole lauseid ja me peame seal proovima ise seda kõike siis teha. Nii. Tuletame sellise asja meelde, et ühes eelnevas tunnis õppisime sinuga, et iga isikulise asesõnaga käib kokku teatud kindel tegusõna lõpp. Eks ole, mäletad, ma ehk mina ja sinna lõppu käis n-täht. Sina ehk sa, siis käib nõrk d-täht. Tema ehk ta, nõrk b-täht. Meie ehk me, selle sama sõna järgi tuleb lõppu ka me. Teie ehk te ja lõppu tuleb te. Nemad ehk nad ja lõppu tuleb vaad. Nüüd, kõik see, mida sa siin praegu nägid ja mida me oleme sinuga juba korranud ja õppinud, siis see on nüüd siin ilusasti välja kirjutatud. Mina ehk ma. Et siin on pikad vormid praegu. Hetkel on siin üleval kirjas sõna mängima ja see sama sõna mängima on siis kirjutatud juba välja. Nüüd, järgmise sõna, kui me võtame, siis see on jooksma. See on tegusõna algvorm, nii nimetatakse teda. Kui mingisuguse tegusõna lõpul on ma või ta, siis me nimetame seda tegusõna algvormiks. Ja nüüd on vaja seda sõna hakata pöörama. Niimoodi öeldakse selle kohta, kui me kasutame kõike 6 tegusõna pööret ehk siis ma, sa, ta, me, te, nad, ehk siis mina, sina, tema, meie, teie, nemad. Neid 6 nimetataksegi tegusõna pööreteks. Ja nüüd me hakkamegi sinuga pöörama sõna jooksma. Aga kasutame lühivormi. Ma jooksen, sa jooksed, ta jookseb, me jookseme, te jooksete, nad jooksevad. Samamoodi me võime ka pikalt seda öelda, eks ole, ma ehk mina. Mina jooksen, sina jooksed, tema jookseb, meie jookseme, teie jooksete ja nemad jooksevad. Nii, ja kuidas oleks nüüd viimase sõnaga, kui sõna on istuma? Siis kuidas sa nüüd pööraksid sõna istuma? Ma aitan sul esimese ära teha. Ma istun. Mis järgmine tuleks? Ütle see julgelt välja. Nii, sa istud. Järgmine ta istub. Me istume.
Te istute ja nad istuvad. Nii, väga hea, eks ole, et saime pihta, kuidas siis neid tegusõna pöörata tuleb. Nii, mul ei ole sulle praegu teist pilti kuvada, aga sa saad kohe vaadata oma õpikus natukene allapoole ja sinna on joonistatud ka üks pilt. Nii, ja seal on nüüd ka toodud välja teatud tegusõna pöörded. Loe sealt pildi pealt, mida sa seal näed. Ta näitab, kes see näitab? Nii poiss tuli koju, eks ole, Nikola, ja näitas, mis tal seal purgi sees on. Mida ema teeb? Ta vaatab, eks ole. Ja mida nad mõlemad teevad? Nad seisavad. Vot niimoodi saamegi kasutada asesõnu ja kasutada neid koos tegusõnaga ja tekitada tegusõna pöörded. Nii, et see nüüd kõik niimoodi kaduma ei läheks, eks ole, et me saame sinuga kohe seda kõike harjutada, siis ole hea ja võta lahti oma töövihik, õpik tõsta korraks kõrvale, meil läheb seda veel vaja. Töövihik lehekülg 42. Töövihik lehekülg 42. Ja loe ülesannet. Kirjuta pildi järgi tegusõnad. Tegusõnad olid need sõnad, mis näitavad mingit tegevust. Nii, no kui sa nüüd vaatad, siis tegusõna esimesed pöörded ehk siis ainsuses olevad pöörded on mina, sina, tema ja mitmuses, kus on siis mitu inimest, kes midagi teeb, on meie, teie, nemad. Nii, no mida nad siis siin pildi peal teevad? Just. Ja sinul on vaja kirjutada sõna sööma õige pöörde lõpuga. Iga rea peale tuleb üks sõna. Mina söön. Sina. Nii, ja nüüd kirjuta edasi ja täida kõik need lüngad ära. Ja kui sa oled need ära täitnud, siis tule tagasi. Praegu pane video stoppi. Nii, kui sa nüüd oled tagasi, siis õigesti kirjutatud sõnad on siin ekraani peal. Võid vaadata, kas sa oled kirjutanud õiged sõna lõpud. Söön, sööd, sööb. Kas sul punktid on ka lõppu pandud, sest see on lause. Lause lõpeb punktiga. Mitmuses sööme, sööte ja söövad. Et kontrolli ära, kas sul on õigesti. Nii, kui on tehtud, siis läheme järgmise ülesande juurde. Nii, ja teine ülesanne paistab välja küll. Nüüd küsimust ei paista siin, aga küsimuse saame lugeda töövihikust ka, eks ole. Tõmba õigele vastusele joon alla. Nii, tõmba õigele vastusele joon alla. Arutame kõigepealt kõik korralikult läbi ja siis ma kuvan vastused, õiged vastused ekraani peale ja sul on võimalik rahulikult ja korralikult see töö ära teha. Nii, aga arutame läbi. Kes on kullased? Vastuse variandid, väikesed kalad, väikesed loomad, kellest kasvades saavad konnad, konna parimad sõbrad. Number 2 on õige. Ja lähme edasi. Pärast teed selle ilusasti ära. Mida pargi valvur lubas pargis teha? Puu otsas ronida, kakelda, pargis kõndida. Pargis kõndida on õige vastus tõepoolest. Mida Nikola oma kullasele õpetada plaanis? Vilistamise peale enda juurde tulemist, sukeldumist, kõva häälega krooksumist. Kõik on väga vahvad variandid, eks ole, aga Nikola plaanis esimest varianti. Nii, kuhu Nikola koos isaga läks? Kooli, tiigi äärde või loomaaeda? Tiigi äärde on õige vastus. Nii, ja nüüd kontrolli ja vaata ja tee siis oma töö lõpuni ära. Märgi sinna need jooned.
Nii. Ja kui sa oled sellega valmis saanud, siis tõsta töövihik hetkel kõrvale. Me liigume edasi ja ole hea, pööra õpikus järgmine lehekülg ehk siis lehekülg 82 ja 83. Nii. Ja nagu näed, on siin üks väga vahva laul. Siin on öeldud ka, kas loe või laula. Nii, ja mida meil veel palutakse siin teha, mis seal väikses mullis kirjas on? Asenda laulu sõnad liigutustega. Laula mitu korda, iga kord lisa üks liigutus. Nii, see on üks väga põnev asi. Nüüd ongi nii, et kui sa nüüd oled juba vaadanud seda videot, mida oli vaja kunstiõpetuses teha, siis sul oli võimalus voltida kas müts või konn või mõlemad. Et mida siis keegi tegi, hetkel ma ei tea, aga sul on praegu võimalus siis seda oma mütsi, kui sa tegid mütsi, kui sa voltisid mütsi, siis on sul praegu võimalus seda mütsi kasutada. Sest lugu käib mütsist. Nii, kui sul on müts olemas, too ja pane see endale pähe, sest me hakkame kohe sinuga seda lugu lugema ja laulma. Nii, loeme kõigepealt läbi selle teksti, mis siin siis kirjas on. Mu mütsil on 3 nurka. 3-nurkne on mu müts. Kui poleks tal 3 nurka, siis poleks ta mu müts. Vot selline lugu. Ja nüüd. Ülesanne oli siis selline, et kas lugeda või laulda seda lugu ja iga lugemise ajal tuleks siis üks sõna asendada liigutusega. Ja sul on liigutused siia antud ka. Mütsi tähistaks siis selline liigutus, et sa nagu katsud oma mütsi, eks ole, see on müts. Sõna 3 saad sa näidata niimoodi sõrmedega 3. Nurka, sõna nurka, mu mütsil on 3 nurka, siis nurka saab näidata nii, on nii. Ja muu on siis niimoodi, muu, eks ole. Ja nüüd ongi nii, et kui sellised sõnad, needsamad sõnad, müts, 3, nurk või muu, tuleb selles loos ette, siis tuleb see sõna asendada liigutusega. Ja iga kord lisame ühe liigutuse sinna juurde. Proovime kõigepealt esimese variandi läbi, kus me asendame mütsi liigutusega, aga sõna samal ajal ei ütle. Kõigepealt esimene kord loeme nii nagu on ja siis teine kord asendame selle mütsi liigutusega. Oled valmis? Mu mütsil on 3 nurka. 3-nurkne on mu müts. Kui poleks tal 3 nurka, siis poleks ta mu müts. Ja nüüd asendame sõna müts liigutusega. Mu on 3 nurka. 3-nurkne on mu. Kui poleks tal 3 nurka, siis poleks ta mu. On arusaadav? Vaatame, kas tuleb välja, sest pärast me hakkame laulma ka sinuga. Nii, nüüd võtame nii mütsi kui 3 võtame sinna sisse. Ja oled valmis, jah? Mu on nurka. Nurkne on mu. Kui poleks tal nurka, siis poleks ta mu. Minul juba läks segi. Nii, aga vahepeal ma näitan sulle ühte salvestust selle kohta, kuidas tegelikkuses siis selle luuletuse juurde käib üks tuntud rahvaviis, mille pealkiri on Veneetsia karneval. Ja seda esitab siis selles loos, mida ma kohe sulle näitan, üks trompetimängija orkestri saatel. Ja selle lõigu esitab siis sulle klaveri saatel Mihkel Kallipp.
vahva lugu siis. Nii. Ja proovime nüüd siis meie ka selle loo järgi laulda ja teha samal ajal neid liigutusi. Muideks, kui inimesed lihtsalt teevad mingeid liigutusi ja samal ajal ei räägi, eks ole, siis seda nimetatakse kehakeeleks ehk ka viipekeeleks. Et on inimesed, kes näiteks kas ei saa rääkida, kas nad on siis kurdid või tummad ja neil on olemas oma viipekeel. Ja kuna nad ei saa kas rääkida või siis ei kuule, siis see viibe, mida siis käega tehakse, siis igal sellisel liigutusel on mingi oma tähendus ja siis nad saavad sellest tekstist väga hästi aru. Nii, aga meie proovime nüüd sinuga ka ja ma ei tea, kas mul üldse välja tuleb, aga vaatame, kuidas sinul ka välja tuleb, eks? Nii, ja sõnad on siis sellised. Müts, kolm, nurka ja muu. Nii, ja alustame siis sellega, et iga korraga lisame ühe sõna sinna juurde. Ma ei tea, kuidas välja tuleb, aga proovime. Oled nõus? Nii, et kõigepealt müts, siis kolm, siis nurka ja siis muu. Nii. Laulame esimene kord läbi, siis on lihtsam, eks? 3, 4. Mu mütsil on kolmnurka, kolmnurkne on mu müts. Kui pooleks tal kolmnurka, siis pooleks ta mu müts. Ja nüüd. Müts kõigepealt, eks ole. Mu on kolmnurka, kolmnurkne on mu. Kui pooleks tal kolmnurka, siis pooleks ta mu. Nüüd lisame 3 juurde. Mu on nurka, kolmnurkne on mu. Kui pooleks tal kolmnurka, siis pooleks ta mu. Juba läks segi. Nii, proovime edasi. Nüüd võtame müts, kolm ja nurka ka. Nii. Mu on mu. Kui pooleks tal, siis pooleks ta mu. Läks veel raskemaks, aga nüüd teeme nii, et tõepoolest kõik 4 sõna. Müts, kolm, nurka ja muu. Asendame liigutusega. Ja? On. Kui pooleks tal, siis pooleks ta. Nii, sa võid nüüd kodus edasi proovida, kas sul tuleb välja või ei tule välja veel. Aga seda siis pärast, sest me läheme sinuga veel tunniga edasi, eks ole, et meil on veel vaja mõned asjad ära teha. Et selline lõbus vahepala selle kõige õppimise juures siin. Nii, ja meie läheme sinuga kõrvallehekülje peale, ehk siis lehekülg 83. Ja mina katsun otsida ka nüüd mingisuguse koha, et kas ma näen seda pilti, mida sulle näidata. Nii. Lehekülg 83 on sinul siis 3 sõna. Ja sinna üles on kirjutatud juhend. Loeme koos. Mõtle välja, kuidas sa vaid käeliigutustega saaksid neid sõnu edasi anda. Nii, just alles tegime mingi samasuguse asja. Ja nüüd katsume seda sama teha.
kuidas võiks anda käeliigutusega edasi sõna mina? Ja, just näitasime mina. Nii, väga hea. Kuidas näidata sina? Tavaliselt näidataksegi sõrmega kellegi peale, eks ole, sina. Või siis viibatakse käega sina näiteks, on ju. Nii, järgmine sõna on meie. Kuidas sa näitaksid? Meie. Jah, meie siin, eks ole. Nii, siin ei ole nüüd rohkem neid sõnu, aga kui me võtaks teised pöörded ka, kui mina ja sina oli, mina, sina, nüüd tuleb tema, siis kuidas me tema kohta näitaksime? Tema, seal kuskil, eks ole, tema. Nii, tema, meie oli olemas, teie samamoodi kellegi peale tuleb kaugemale näidata teie. Ja nemad ka samamoodi, et väga nagu vahet ei ole, et ikkagi me näitame nagu kellegi peale. Ja nagu ma ütlesin, siis on olemas eraldi selline keel kohe nagu viipekeel, et võib-olla teinekord satud kusagilt seda viipekeelt nagu siis nägema ka. Nii, aga vaatame järgmist harjutust õpikus. Ja loeme läbi juhendi. Vaata pilte, mõtle, kuidas sa väljendaksid neid tegevusi sõnadeta, vaid käte ja näo ilmega. Mängi neid pinginaabrile ette ja palu tal mõistatada, millise pildi kohta see käib. Nii, kuna nüüd pinginaabrit ei ole, siis sul on võimalus neid pilte endale meelde jätta või siis teine lugu, et te saate näiteks pärastpoole, kui emal ja isal aega on või õel ja vennal, siis te saate sellist alijase mängu nagu mängida, eks ole, et sina teed ette liigutusi ja nemad arvavad ära, mida sina parasjagu teed. Või vastupidi, et vahetate siis kohti, et ema teeb mingeid liigutusi või isa või õde või vend ja siis teie saate ära arvata oma perega, eks ole, mida keegi parasjagu seal siis nagu teeb. Nii et see on ka üks selline kehakeele väljendusvorm, et näidata mingisugust tegevust. Nii, ja nüüd meil on jäänud veel töövihikust üks lehekülg ja siis on üks ülesanne on veel ja siis saabki meie tänane tund läbi. Nii, aga töövihik lehekülg 43. Töövihik lehekülg 43. Meil on vaja ju harjutada ja see kõik ka selgeks saada, eks ole. Nii, tõstan ennast sealt ülevalt ära, siis on hästi näha. Kirjuta kasti sobiv asesõna. Kirjuta kasti sobiv asesõna. Asesõnad olid kõik need, mis siin kollase kasti sees on, eks ole. Ma, sa, ta, me, te, nad. Ja nüüd sa pead siis vaatama, tuleta meelde pöörde lõppu, mängin, mängid, mängib, mängime, mängite ja mängivad. Missugune nendest asesõnadest siit kollase ringi seest sobivad siia? Nii, ole hea, täida see ära ja siis kohe vaatame, kas sa oled õigesti teinud. Sul läheb natuke sellega aega, pane stoppi. Nii, nüüd sa oled tagasi ja vaatame, kas sa oled kirjutanud õigesti. Ja loeme need laused koos. Ma mängin trummi. Sa mängid trompetit. Ta mängib klaverit. Me mängime viiulit. Te mängite akordionit. Nad mängivad trianglit. Nii, oli õige, said õigesti tehtud. No, väga tubli. Lähme teise ülesande juurde ka. Et kui sul on veel vaja kontrollida, siis saad korraks panna pausi. Kui ei ole vaja, siis läheme kohe edasi, eks ole. Ja teine harjutus. Nii, ega ma siin ette ei jää. Natuke liigutan. Nii, ja loeme ülesannet. Kirjuta pildi järgi lausesse
sobiv sõna. Hakkame koos lugema. Teeme jälle nii, et me teeme selle suuliselt ära ja kui sul tulevad mingisugused teised vastused, siis sellest ei ole ka midagi, aga ma pärast kuvan ekraanile võimalikud õiged vastused ja siis sa saad ilusa käekirjaga jälle nad ilusasti sinna kirjutada, et sa ise ka aru saaksid, mida sa sinna kirjutad. Nii, aga hakkame koos lugema. On hiline õhtu. Liina juba, mida teeb? Magab. G ja B on selles sõnas, eks ole. Akna tagant kostab öökulli huikamist. Hiir, pane tähele, et hiir on lause alguses, krabistab puu juurte all. Siil sabistab vanas lehehunnikus. Taevas paistavad tähed ja kuu. Ööloomad lähevad magama hommikul siis, kui Liina ärkab. Nii, siia sulle nüüd siis need sõnad ka. Ja pane palun tähele, et hiir ja siil on lause algus ja see algab suure algustähega. On nii. Nii, ja nüüd on üks ja viimane ülesanne, et kogu selle pika osa peale asesõnad ja siis pöörded, asesõnad ja pöörded, et see läks küll päris pikaks, tuleks sul nüüd ära täita tööleht. Ja kohe kuvan selle töölehe ka. Nii, ja tööleht näeb siis välja selline. Et siin saad sa kinnistada kõik need tegusõna pöörded, mida me oleme nüüd sinuga need päevad siin õppinud, eks ole. Et esimeses tulbas on siis ära toodud tegusõna algvorm mängima ja on ära toodud ka näide. Mina mängin, sina mängid, tema mängib, meie mängime, teie mängite ja nemad mängivad. Edasi on sõna jooksma. Nüüd on vaja panna õige pöörde lõpp. Sõna istuma. Nüüd pead selle sõna täiesti välja kirjutama. Kuidas on õigesti? Ma. Mida teen, eks ole. Ja viimasesse tulpa tuleb kirjutada ise ka asesõna ja see sõna tervenisti välja. Nii, ole hea. See leht tuleb sul nüüd ära täita. Sa võid natuke puhata ja siis selle ära täita ja siis tuleks sellest töölehest teha pilt ja saata mulle. Siis ma näen, kas sa oled sellest osast aru saanud ja kuidas siis nagu läinud on, eks ole. Nii et täida ära ja saada pildina see mulle postkasti. Aga näeme siis sinuga juba uuel nädalal ja vahepeal võid laulda ka selle Minu mütsi laulu. Aitäh, näeme jälle!